loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahi lõhnab mull, kullerkukud rohu sees, vihmas ravin, linnulaul kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Milline hommik, päike tõuseb, linnud laulavad. Kärbsenäpp. Peoleo. Oo, ja väike lehelind. Konn. Jänes poiss. tere hommikust, Oi, tere Jänes. mis asju ajad? No, niisama. Vaatan ringi, jalutan, sirutan koibi, nuusutan lõhnu, kuulan linnulaulu. Aga sina? noh, ma ka niisama jalutan. Selge. Tead, Jänes? No tegelikult ma ei jalutagi lihtsalt niisama. Mul oli üks asi ka plaanis. Jänes, noh, see, mida ma sulle nüüd räägin, on saladus. Sa ei tohi seda mitte kellelegi edasi rääkida. mina vannun kapsapea nimel ei räägi. Nii, kuula tähelepanelikult. Meie metsas kasvab üks taim, üks lill, mida ei kasva Eestis mitte kusagil mujal. oh saa. Rahu. Kuula edasi. See taim on looduskaitse all. See on koguni nii kõva looduskaitse all, et mitte keegi ei tohi teada, kus see kasvab. aga mispärast? Et keegi näiteks ei tuleks ega võtaks seda endale kui ilusat ja haruldast asja. Mõni aednik, kollektsionäär, mõistad? aga mis taim see selline siis on? Selle nimi on lehitu pisikäpp. Ladina keeles Epipogium aphyllum. mina pole sellisest taimest kuulnudki. Tead, see on nii haruldane, sellepärast. milline see siis välja näeb? Väga ilus. Punakas, pruunikas, varreke. Ja tead, otsas mitu roosakat õit kuulub orhideede hulka. oi, orhideedest olen mina kuulnud. Need on väga ilusad lilled. Ja tead, minu salakohus on seda valvata. See on meie metsas saladus, et see info kuhugi ei leviks. Tean sellest meie metsas ainult mina. Ja nüüd ka sina, sest sina tegeled ka looduse hoidmise ja kaitsmisega. Väljaspool meie metsa teavad sellest lillest ainult peaminister, keskkonnaminister ja mõned muud väga tähtsad tegelased. Isegi president ei tea. Isegi tema ei tea. Täpselt, nii et vaiki, kui president seda juhtub sult küsima, ütle, et unustasid. Just. See on hädavale, seda võib. Lähme, ma näitan sulle seda lille.
oota. Mis see on? Keegi saeb. Keegi jälle saeb meie metsa. oi, 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 oi. Kiiresti. Lähme. Tere, Ilves! Tere, Karu. Mida sa kurvastad siin? Lähme parem jõe äärde jooma. Aitäh kutsumast, aga ma ei soovi. Mis lahti? Kas sa kuuled seda häält? Muidugi. Mulle peaks olema ju brontosaurus kõrva peale astunud, et ma seda ei kuuleks. Saevad metsa. Saevad metsa, jah. Inimesed tulid jälle oma masinatega metsa puid maha saagima. Jah. Iga natukese aja tagant tulevad jälle ja mets muutub aasta-aastalt aina väiksemaks. Nii see on. Kui ma noor kutsikas olin, siis oli meie mets palju suurem. Aga varsti pole sellest enam midagi alles. Jah. Ainult lage plats. Ja. Tead, mina kardan ka vahel, et ühel päeval ärkan talveunest ja avastan ennast keset põldu või maanteed ning metsast pole enam ühtki pilbast alles. Oi. Ja. Kuhu siis küll minna? Äkki peaksime ka linna elama minema nagu inimesed? Jah, ei tea. Tead, Karu? Ma lähen ära. Oot. Soo, ahah, ja ei oota. Mismoodi ära? Siit metsast ära. Oi, oota, miks? Ma ju ütlesin, et see mets on minu jaoks liiga väikseks jäänud. No, hea küll, aga ei no, kuule nüüd, mis sa... Ma ei saa siia jääda. Ma olen suur ja uhke loom. Ma olen keskja. Suur ja uhke keskja ei saa elada metsas, milles ei mahu ennast õieti ringigi pöörama. Nojah, vaata. Aga mina olen ju ka kiskja. Näed? Oi. Jah. Ja ma olen ka suur. Suurem kui sina. Ja ma olen ka uhke. Aga minule on siin metsas veel ruumi küllalt. No jaa, aga sa sööd ka kõike. No. Sina võid süüa metsigu, kährikuid, põtru, metskitsi, võid süüa kala. Arvad? Sisalikke, linde, võid süüa sipelgaid ja mesilasi, võid süüa isegi taimi ja seeni, võid näksida kas või mustikaid ja vaarikaid, võid süüa mett. Ja. Mina olen puhtalt lihatoiduline loom. Mina juba mustikatega kõhtu ei täida. Ahah, oled proovinud? Et talv üle elada läheb mul iga 5 päeva tagant üks metskits. Või kui ma kitsesid ei leia, siis pean jänesekribalaid püüdma. Kui metskitsi ei ole, pean talve jooksul ära sööma 80 jänest. Aga kui mets on väike, siis kust ma nad kõik leian? Nojah. Suurel loomal on ka suur hing. Suur loom tahab suuri valdusi, kus ringi jalutada. Suur loom tahab tunda, et ta on suur ja tähtis. Jah, mõistan. 10 kilomeetrit tihedat metsa ühes suunas. 10 kilomeetrit läbimatut tihnikut teises suunas. See on mulle sobiv elupaik. Aga kuule, see on ju terve linna suurus. Täpselt. Iga täiskasvanud isane Ilves vajab sellist linnasuurust metsalahmakat ainuüksi iseendale. Ja mina sain täna hommikul aru, kohe kui kuulsin jälle masinaid ja saagimist, et nüüdsest peale on see mets minule jälle väikseks jäänud. Või nii. Ei, oota. Aga kui sina ära lähed, siis ei jää ju meie metsa enam ühtki Ilvest. Sa oled viimane. Mis teha?
aga kuhu sa siis lähed? ma lähen põhja poole. Toh, Vahest on seal mulle rohkem ruumi. aga kui sina ära lähed, kellega ma siis veel paar sõna mõistlikku juttu saan ajada? Hiirte ja jänestega või? Ma asun hämaruses teele. Sa võid ju mind saatma tulla. jah, tulen kindlasti. Lähme siis. ilus lill, Jah, meie metsa saladus. nii väike, nii õrn. Mõtle, kui sellele puu peale kukub. Krõps ja valmis. parem kui ei kukuks. Aga juured jäävad ju mullasse. Nendest võrsub uusi lilli. Heal juhul, aga kukkuv puu võib anda ka hävitava hoobi. Kui mingi taim on nii haruldane, siis võib ükskõik kui tühine asi selle hävitada. Ja enam see ei kasvagi. Siis on see liik välja surnud. Ai. Lõhnab hästi. Martin, Jaa, kas sul on õpitud? peaaegu. Nii kaua õpid? Kas sul on homme kontrolltöö? Ei, aga loodusõpetuses on nii rasked ülesanded. Ah soo. No, mis ülesanded? No sellised, millele õpikust vastust ei leia. Selge. Siis pead ju ise mõtlema. Ma mõtlengi. No ja mida sa mõtled seal? Me õpime praegu liikide mitmekesisust ja õpetaja käskis välja mõelda, miks on halb, kui liigid välja surevad. Ahah. No ja miks on halb? Ma ei tea. Aga kas sa tead, mis on liigi väljasuremine? See, kui liiki enam olemas ei ole. Täpselt. Kui mingit looma või taimeliiki looduses enam olemas ei ole, siis see tähendab, et see liik on välja surnud. Aga miks see on halb? Ei tea. No mõtle. Ma mõtlen ju. Nii. Oletame, et on üks liik putukaid, keda sööb üks liik linde. Ahah, Ja on üks liik loomi, kes sööb omakorda seda liiki linde. no. Kui nüüd see putukaliik sureks välja, siis kaoks toit sellelt linnuliigilt. Aa, Ja see võib ka välja surra. soo. Kui kaob see linnuliik, kaob toit sellelt loomaliigilt ja see võib omakorda välja surra. Ja nii edasi. Sest looduses on kõik liigid kõigi teiste liikidega seotud. Kui ühe liigiga midagi juhtub, siis mõjutab see ka teiste liikide elu. Oh, kas inimese elu ka? Ja. Inimene on ju ka üks loomaliik ja muidugi mõjutab teiste liikide elu ka inimese elu. Seepärast on ka inimesele halb, kui mingid liigid välja surevad. Aga kui sääsed või kärbsed välja sureksid, siis oleks see inimesele hea. Ja, muidugi. See, et see inimesele sääsed ja kärbsed ei meeldi, see ei puutu üldse asjasse. Sääsed ja kärbsed on väga paljude lindude ja putukate toit. Mida ämblikud sööksid, kui kärbsed välja sureksid? Ma ei tea. Mida nahkhiired sööksid, kui sääsed välja sureksid? No ma konni ei söö vist. Konni ei söö. Näiteks, vaatame sinu tuba. Tuba. Just. Vaatame. Sul on siin laud, On. tool, Ahah. voodi, mis Ja. veel? Kapp, riiul, On. vaip, lamp, Ahah. noh, hästi palju asju, mänguasjade kastid, eks ole. Ja siis see mingisugune asi seal Kus? kapi peal. See on kassi kuju. Rando kinkis. Kassi kuju, Jaa. just, täpselt. No vot, ühesõnaga, su tuba on täis asju, on ju. Kõik need on millekski vajalikud. Ahah. Ja see on nagu loodus täis liike. Ossa.
nii, aga kujuta nüüd ette, et sinu toas on ainult voodi ja laud. mis asja? Oleks ju tühi elamine. Eks ole? Muidugi. Kui voodis poleks isegi patja ja laua taga tooli. Muidugi. No, aga just selline oleks loodus, kui hästi palju liike välja sureks. See loodus oleks samamoodi tühi ja lage. Loodus ilma suure hulga taime ja loomaliikideta on nagu sinu tuba ilma asjadeta. Aga minu tuba ilma asjadeta. Jah, just. Täpselt nii. No jah, aga mida ma siis ikkagi vastuseks kirjutan? No, millest me rääkisime? No sellest, et kui üks liik välja sureb, mõjutab see teisi liike. Ja mida rohkem on liike, seda rikkam on loodus. Just. Kirjuta ära ja siis läheme rattaga sõitma. Joo, Jah. vahva. Tubli poiss. Jah, koeg. Nii, liikide, see on nii. Kuhu sa lähed, kui see saladus ei ole? Esialgu mööda põlluvaheteed linnani. Hiilin linnast mööda ja siis metsadesse, mis algavad teisel pool linna. ega seal ka teab, kui suured metsad ei ole. Siis lähen neistki edasi. Ära sa Soome mine. Soomes ei ole metskitsi. Seal pead ainult jänestega läbi ajama. No ma arvan, et Eestis on ka veel metsasid, kus minusugune suur loom saab ennast vabalt tunda. Mäletad, kuidas me kunagi koos päikeseloojangul jõe ääres laulsime? Ja kord olid niidud rohelust täis. Pill taeva põlvil vaid harra üle käis. Keldus päike jõe suve selges vees. Mäletan, Karu, mäletan. Kellega ma nüüd siis veel laulda joristan? Jah, kahju, et lähed. Kahju tõesti, aga pole midagi teha. Elu on selline. Kuule, Ilves, aga kas sa kunagi tuleksid tagasi, kui me metsa vahepeal suuremaks oleme teinud, Kuidas sa saad metsa suuremaks teha? Mets kasvab nagu kasvab. Kasvab väga aeglaselt. No aga metsa saab ju ka istutada. Inimesed saevad metsa, aga kui nad väga tahavad ja kui neid väga tagant surkida, siis nad võivad metsa ka juurde istutada. Siis see kasvab ju veidi kiiremini. Ei, see kasvab ikka väga aeglaselt. Inimesed ei mõtle sellele, et kuusk, mille nad poole minutiga maha võtavad, on kasvanud nii suureks ja kõrgeks 100 aastaga. Jah, kui täna noored kuused kasvama panna, siis saaks neist korralik mets alles 100 aasta pärast. Nii et siis 100 aasta pärast vaatame seda asja. Kas mõni Ilves saab siia tagasi tulla? Aga teate, pean nüüd teele asuma. Aitäh, et te mind saatma tulite. Vahest kunagi mõnes teises metsas kohtume. Ehk tõesti. Kõike head teile. Kõike head sulle ka, sõber. Jää terveks. Ole vapper. Kord olid niidud rohelust täis. Pilv taeva võlvist vaid harva üle käis. Peegeldus päike jõe suve selges vees. Niitude vahel siis kulges meie tee. Niitude vahel siis rõõm saatis meid. Mis lill? See metsasaladus, see harutus, see pisikäpp. Ja, mis temaga on? See aevad selle juures, sõidavad, traktorid sõidavad.
räägi nüüd, noh. Sõidavad seal, saevad selle juures. Läksime. Sõidavad traktorid, sõidavad. Kus lill on? Ja tapsid ta. Kui mulla sees on juured korras, siis võib-olla läheb veel kõik hästi. Kogu see maa on siin täiesti üles tustitud. Terve metsaalune on ära lõhutud. Oi, mina kardan, siin ei kasva hulk aega mitte midagi. Ma vana lamba pea. Miks ma kohe ei helistanud ministeeriumisse ja ei öelnud, et lille lähedal saetakse metsa? Ma tean, miks sa selle peale ei tulnud. Eile oli ju pühapäev. Seal ei ole ju kedagi tööl. No ja, aga siis oleks tulnud politseisse helistada. Ära süüdista ennast. Ma ei usu, et politsei oleks keset metsa mingit lille kaitsma tulnud. Me ei tohi ennast süüdistada. Mäletad, hunt, mis sa ütlesid? Kui mingi taim on nii haruldane, siis võib juhtuda ükskõik, tühisem asi ja ta saab vot viimase põntsu. Nii juhtuski. See oli ainus koht Eestis, kus seda liiki lille kasvas. Nüüd ei kasva Eestis enam ühtegi seda liiki lille. Kõik mingite puusaagijate pärast. Tulevad oma vastikute suurte masinatega, tallavad kõik hunnikutesse ja kisuvad tükkideks. Hävitavad ainsa seda liiki lille kogu Eestis ja ajavad minema ainsa ilvese meie metsast. Anna, ma viin selle lille ministeeriumisse. Jaa, äkki saavad veel midagi päästa. Ei, see on võimatu. Metsikud lilled ei ole mingid aedlilled, et istutad peenrasse ja kasvavad. Kui on läinud, siis on läinud. Peab kaotusega leppima. Viin selle lille ministeeriumisse. Las kleebivad seal mõned toimiku vahele. Jah. Ettevaatust, see kukub meile peale! Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu. Metsal maal on lihtsalt otsa saada.